Seega liigub kolmas Ameerika lennukikandja USS George H.W. Bush Lähis-Ida suunas, valides pikema ja ettevaatlikuma marsruudi mööda Aafrika rannikut, vältides Punast merd, kus Iraani toetatud terroristlikud rühmitused kujutavad endast ohtu. Meiega on siin erru läinud kindral Jack Keane, kõigepealt meie korrespondent Jennifer Griffin. Tere, Jennifer! Tere, Marta! Iraani siseminister andis korralduse piiriprovintside kuberneridele neutraliseerida mereblokaad. Trump hoiatas, et Iraani ründelaevad hävitatakse, kui nad lähenevad Ameerika laevadele Hormuzi väina blokaadi ajal. Seega tundub, et on tekkinud tupikseis. Zevara mereväel on praegu Lähis-Idas 18 laeva, sealhulgas USS Tripoli, mis veab merejalaväelasi merel toimuvate laevade läbiotsimis- ja kinnipidamisoperatsioonideks. USS Michael Murphy ja USS Frank E. Peterson, 2 hävitajat, sisenesid nädalavahetusel väina, et valmistuda miinide eemaldamiseks. Eile möödus lennukikandja USS George H.W. Bushi löögigrupi laevastik, mis lahkus Norfolkist Virginias 31. märtsil Aafrika lõunatipust, pärast seda, kui Houthid ähvardasid Punases meres ja ähvardasid sulgeda Bab el-Mandebi väina Iraani toetuseks. Tuletame meelde, et möödunud aasta märtsist maini käivitas Pentagon 6-nädalase operatsiooni Ralph Ryder, et vähendada Houthide ohtu laevadele Punases meres. See maksis üle $1 miljardi ja tekitab muret USA relvavarude pärast. Esimesel 3 nädalal kulutati raketidele $200 miljonit. USA kaotas 7 MQ-9 Reaper drooni, millest igaüks maksab $30 miljonit ja 2 FA-18 hävitajat, millest igaüks maksab $50 miljonit. CENTCOM tabas nende relvadega üle 1000 sihtmärgi, kuid Houthid jäid ellu ja ähvardavad nüüd ülemaailmset kaubandust, sulgedes Bab el-Mandebi väina, väga sarnaselt sellele, mida nad teevad Hormuzi väinas. Marta. Olgu, vaatame, mis sellest saab. Jennifer, suur aitäh! Jennifer Griffin. Saatsime välja oma 2 hävitajat. Miinide eemaldamise operatsioonid on käimas. President Trump võttis selle eelise ära, võttis Iraanilt võimaluse hoida kogu maailma majandusi pantvangis. Ja nüüd selle tegevusega on see võimalus kadunud. Relvarahu kestab veel nädala, jälgime sündmuste kulgu päev-päevalt. Nüüd hakkame kontrollima väina miinide suhtes ja kinnitame, kas need tõesti seal on. Pea meeles, mida iraanlased ütlesid, eks? See piirkond on ohtlik, seal on miinid ja rahvusvahelisi vedajaid on hoiatatud. Ole ettevaatlik. Aga EOA ei leidnud midagi ja pole isegi teada, kas iraanlaste jutt on tõsi. Samal ajal on see rahvusvaheline marsruut, mida saad kasutada Pärsia lahte sisenemiseks ja sealt väljumiseks. Siin on Omaan, seal on Araabia Ühendemiraadid. See on Iraan. Iraanlased tahavad, et sa liiguksid siit nende ranniku lähedalt saarte vahelt sisse ja välja, ning nii saaksid nad natuke raha. Nad teeniksid selle pealt, tagades nende vedajate maksed. Nüüd püüab USA merevägi neid pitsitada. Mida iraanlased teevad, see on nüüd üks võimalus. Tänapäeval kasutusel olevad miinitüübid. On olemas ujuvmiinid ja põhja ankurdatud miinid. Madalas vees nagu Pärsia lahes oleksid need väga head vahendid. On olemas ka kleepmiin, mis kinnitatakse laeva küljele. Kui need plahvatavad, võivad need olla väga surmavad. Ja sul on siin ka miinid ookeani põhjas. Meil on teile näitamiseks ka see animatsioon. Ameerika Ühendriikide mereväe missioonil saavad nad tegelikult selle seadme välja lasta. Droon, mis liigub läbi ookeani ja vee, et tuvastada, identifitseerida ja hävitada selle meremiini enne, kui see muutub vaenulikuks ohuks mereväele, kes üritab ookeanil tegutseda. Kuid siiani tahan rõhutada, et pole olnud ühtegi juhtumit, kus mõni laev oleks pihta saanud või mõni miin oleks leitud. Aga laevadel peab olema kindlustus, et nad saaksid läbi sõita ja kindlustusandjad ei tunne end kindlalt. Võib-olla muutub see paremaks, kui meie väed kõik üle kontrollivad ja tunnevad end kindlamalt. Aga kui räägime miljonitest dollaritest kaubast ja kindlustusega on probleem, siis see ongi probleem. Räägime sellest veel pensionil kindralleitnant Keith Kelloggi, endise Ukraina eriesindaja ja America First Instituudi Ameerika julgeolekualgatuse kaasesimehega. Tahaksin näidata 2 asja. Wall Street Journali toimetuskolleegium ütleb, et blokaad on kriis Iraanis.
majanduslik kahju on koheselt tuntav ja kui see kestab, ähvardab see režiimi. Ja siin on Ahn, seenior Malek. Ta on FDD-st. Vaata siia. Neil on tõenäoliselt umbes 13 kuni 15 päeva jagu nafta ladustamisvõimsust, et ladustada naftat, mida nad ei saa eksportida. Ma arvan, et 2 kuu jooksul näeme, kuidas režiim jõuab tõesti selleni, et nad ei suuda enam palku maksta ning režiimi sees tekivad rahutused ja deserteerumised. Hästi, kuulame teie arvamust, Ann, kindral. Tore teid näha. Tana, tore sind näha. Aitäh kutse eest. Vaata, ma olen juba järgmise sammu juures. Mida ma mõtlen järgmise sammu all? Kui tuleb blokaad, siis mõtleme, kas see tuleks katkestada või jätkata ja mida lisada. Mis tähendab, et me ei lähe Iraani, vaid võtame oma merejalaväelastega Kargi ja Laratsi saared ning sellised kohad. Või siis teisest ajastust transporditud või midagi sellist. Iraanlased, kui mõni laev möödub ja miin plahvatab, on teil kõik läbi. Aitab sellest. Meil on teist kõrini. Minu mure on see, et me peame endiselt läbirääkimisi autokraatliku ja teokraatliku valitsusega. Kui vaadata selliseid inimesi nagu välisminister Arashi, siis need on radikaalsed revolutsiooni kaardiväelased. See on kõige noorem juhtkond. Nad on seal, neid õpetati juba üle 40 aasta tagasi vihkama Ameerikat. See pole muutunud. Võib-olla tegeleme uue režiimi kohandamisega, aga mitte režiimi muutusega seal. Me peame seda arvestama. Ja osa sellest on öelda, me oleme teist tüdinenud. Aitab sellest. Muudame Lähis-Ida dünaamikat järgmise 30 või 40 aasta jooksul. Me võime kogu lahe miinidest puhastada juba praegu, kui miinitraalerid kohale jõuavad. Jaapanis on 4 tooneed siia, LCS-id, hävitajad. Nagu näidati, aga milline see saab olema? Bill näitas seda suurepärases animatsioonis. Aga tead, alati on võimalus, et midagi juhtub. Armees tuleb miini välja paigaldamisel see registreerida. Mereväes me ei tea, mis seal on. Nad ei ole piisavalt distsiplineeritud, et teada, kus miinid asuvad. Me ei tea. Aga mis siis, kui seal on mõned juhuslikud miinid? Jah, see võib juhtuda. Olgu, siis Maria Bartiromo kohtus presidendiga. Ma tahan näidata sellest ühte lõiku ja esitada sulle konkreetse küsimuse selle kohta, kes juhib. Kõigepealt video, vaadake. Muusika, see on uus režiim, eks? Ja me peame end üsna mõistlikeks, kui aus olla. Võrreldes oleme üsna mõistlikud. Ma räägin kõigiga, aga Sun on väga tõhus. Ma arvan, et teil tuleb suurepärane kokkulepe. Ma teen riigi ja maailma heaks suurepärast tööd. Praegu ütleb Wall Street Journal, et Iraani praegune režiim on muutunud halvemaks. Ameerika-Iisraeli rünnak andis hoogu radikaalidele ja apokalüptilistele sektidele, ohustades püsivat rahu. Nädalavahetusel teatasid Islamabadist tulnud raportid, et need, kes tegelikult Iraani kõnelustel osalesid, ei omanud volitusi otsuste tegemiseks ega ühegi kokkuleppe allkirjastamiseks. Kas me oleme kindlad, et teame, kes kontrollib Iraani ja kellel on volitused anda meile jah või ei? Bill, aitäh. Ma arvan, et ei ole. Nüüd, siin on üks huvitav dünaamika, mille ma märkasin. Alles viimase 2 päeva jooksul on näha, et president Pezeshkian on tõesti hakanud sõna võtma. Varem oli Iraani president täielik eikegi. Ta ei teinud midagi. Meie suhtlesime revolutsioonilise kaardiväe karmima poolega. Aga nemad saatsid Arakshi, kes on nende välisminister. Ta on kõva joone mees. Kui ta kirjutas raamatu läbirääkimistest ja andis kogu tunnustuse president Trumpile, siis ta tegi seda, mida keegi teine polnud teinud, muutes Lähis-Ida dünaamikat sajanditeks. Ma lihtsalt arvan, et tahaksin näha töö lõpule viimist. Lõpetatud. Lihtsalt viige nad sealt ära. See ei ole lihtsalt kohandamine, vaid režiimi vahetus. Aga sa juba hakkad selle märke nägema. Kui Pezeshkian teeb kommentaare ja Arakshi ei tee otsust, Khamenei pole sõna võtnud ning revolutsiooniline kaardivägi allub kõrgemale juhile. Tead, on 2 suunda. On organisatsioone, kellel on sõjaline jõud. On olemas armee, lisaks revolutsioonilisele kaardiväele ja bassitšidele. São os bandidos nas ruas. Iraanlased on nüüdseks tapnud rohkem inimesi, kui me kaotasime Korea sõjas. Ja see peab lõppema. Nii et kogu tähelepanu on sealsetel inimestel. Loodan näha mõistlikumat valitsust, mis tooks kaasa normaalse riigi stabiilsuse. Aga seda alles näeb. Laseme blokaadil jätkuda, kuid tuleb järgmine samm. Kui see tuleb, usun, et president astub selle sammu.
Indral Kiis-Kelloga, aitäh, et olete meiega. Nende edusammude valguses tahame kuulda teie analüüsi.